need inimesed ja see tegevus moodustabki sellise unikaalse terviku ja see ongi Kaitseliidu noortekotkaste ja kodutütarde eripära. Kõik see, mida me noortesse panustame, selle me saame 3-kordselt tagasi. Kodutütred on andnud kindlasti mulle sõpru üle terve Eesti. Ma tahan riigikaitsesse panustada ja just läbi noorte arendamise ja noorte tegevuse toetamise. Siin on ametikoha tunnused, need siin on erikatsemärgid. Suur enamus, väga suur enamus. Kui lubadus on antud, siis sellest peetakse kinni. Alati valmis. Noorkotkaks olemine tähendab enda parim versioon olemine. Kodutütardel on selline oskus, nad oskavad hästi sügavale südamesse pugeda. Noortejuhiks Kaitseliitu tulla on võimalus tegelikult muuta Eestit. See muudab kogu meie riiki ja ühiskonda ja rahvast tugevamaks. Miks liituda noortkotkastega ja kodutütardega, siis mõelge selle peale, et siin on tegevust alates 7 aastast kuni siis 18 aastani välja. Et sa leiad alati omale mingi väljakutse ja te saate omale sõpruskonna, mis teil on eluks ajaks garanteeritud. Tere tulemast! Ma arvan, et iga noor, kes Eestimaal täna elab, peab mõtlema sellele, kuidas tema saab anda oma panuse, et Eesti riiki hoida ja vajadusel päriselt ka kaitsta. Me pakume nii palju erinevaid tegevusi, nii palju erinevaid oskusi, teadmisi. Et siin on oma selline eripära, mis tuleneb siis sellest, et me oleme Kaitseliidu osa ja riigikaitseline tegevus. See toimub turvalises ja ohutus keskkonnas, et eksimine on okei, eriti noorte inimeste puhul loomulikult ja me aitame teda. Me oleme tema kõrval, me toetame, me juhendame ja ta saab siit väga hea kogemuse hakata tulevikus juhiks või miks mitte ka ajateenistusse liikudes on tal juba need oskused olemas. Et sellist tegevust tegelikult Eestis teised noorteorganisatsioonid ei paku. Siin ära nimetada üksikuid selliseid väljundeid oleks võib-olla tänamatu, nii et võimaluste puu on äärmiselt suur ja lai. Et kui algusest peale tundusid need tegevused väga huvitavad ja ma tahtsin ka sellest osa saada. Tundus nagu loomulik samm, et mina peaksin ka siis liituma noortekotkastega. Said sõpradega koos metsas käia ja laagrites ja see kõik tundus lihtsalt väga lõbus alati. Oli veteranipäev ja Vabaduse väljakul olid erinevad pop-up telgid ja seal oli kodutütarde eraldi telk ja nad õpetasid seal siis kõikidele mingeid kindlaid sõlmi. Ja seal oli üks kindel sõlm, millega ma üldse hakkama ei saanud. Otsustasin, et mina õpin selle sõlme nüüd selgeks ja nüüd ma olen siin. Noorkotkas olemine on väga palju muutnud. Ma olen rohkem enda kohta teada saanud, metsas ellujäämisoskuseid ja üleüldse esmaabi ja isamaalisus ja noorkotkana ma hindan kõige rohkem ühtekuuluvust, üksteise aitamist, sõbralikust. Mina hindan noortekotkaste juures kõige rohkem sõpru ja tutvusi, mis ma olen siit saanud. Minu kõik parimad sõbrad on noorkotkad. Kõik need kogemused, mis ma olen läbinud koos nendega, on täiesti uskumatu. See kogemus, mis sa saad, on nagu teisest maailmast. Väiksed tüdrukud peaksid kindlasti kodutütreks astuma sellepärast, et saabki häid sõpru üle terve Eesti ja see on nagu tohutu väärtus. Ja kindlasti ka iseseisvad hakkama saamine, hästi palju vahvaid tegevusi, erinevaid tegevusi, tutvused üle terve Eesti. Ma võin öelda ka niimoodi, et mul on Valgas sõpru, mul on Võrus sõpru, mul on Saaremaad sõpru, mul on ka Narvas sõpru. Ma olen 100% kindel, et nad on mul elu lõpuni alles ja lihtsalt see on tore koht, kus olla ka. Mulle endale kõige rohkem meeldejääv tegevus on matkadel käimine, sest see on hästi mugavustsoonist väljas ja annab hästi palju erinevaid kogemusi. Kodutütarde kaudu olen ma õppinud koostööd, erinevate olukordade hindamist ja tüdrukutega üldse suhtlemist ja nii ka poistega pingeldus olukorras. Kodutütred on mind inimesena arendanud püüdlikumaks ja vastupidavamaks erinevatel matkadel ja pingelistes olukordades hakkama saamist. Noorkotkas olemine tähendab enesedistsipliini arendamist ning enda võimekuse proovile panekut. Kui ma peaksin tooma inspiratsiooniallikaid, siis kindlasti armastus isamaa vastu, erinevate võistluste asjade lõpetamine. Näiteks selle aasta luureka lõpujooks oli 2 kilomeetrit, mis tundus suhteliselt ebareaalne. Aga finišisse jõudes nähes kõiki tuttavaid ja sõpru ja noortejuhte meie poolt hüüdmas ja meie poolt olemas, siis see oli kõik seda väärt. Peale võistlust on meil veel siis erinevaid laagreid, kus me saamegi väljaõpet näiteks keskkonnateemadel, inimkonnakaitse teemal ja koondusi, kus me õpimegi siis igapäevaelu, loomi, taimi, kõike selliseid asju.
miks peaks noormees liituma noortekotkastega? See aitab sind nii palju tulevikus, sa õpid nii palju tähtsaid oskusi, mis aitavad kindlasti tulevikul töö otsimisel ja probleemide lahendamisel. See, et ma olen noorkotkas, on kindlasti aidanud mul aru saada ja näha, kui palju vaeva inimesed panevad asjadesse. Hästi paljud arvavad, et meie tegevused ongi, et me käime lihtsalt metsas matkamas ja õpime ellujäämist, aga päris nii see ka ei ole, et see on hästi mitmekesine. See kodutöötajate pool on avanud minu jaoks siis selle meditsiinisuuna. Ma olen õppinud neid erinevaid esmaabiteadmiseid ja olen saanud käia esmaabikoolitustel ja asjadel ja ma kindlasti tahan sellega siis tulevikus ka edasi tegeleda. Ma arvan, et see on kindlasti laiendanud mu silmaringi, et kuidas nooremad näevad asju, kuidas vanemad näevad asju ja see ongi niisuguse ilusa tervikpildi loonud. Hästi palju võetakse kodutöötajate ja noorkotkast arvamust kuulda selles suhtes. Meile antakse vaba käsi, et me ütleme, mis me teha tahame, et juhid võtavad seda päris suuresti kuulda. Need ongi järgud. Järge saad sa siis testide näol endale kätte, et sa läbid mingid asjad, mis on järgupunktis kirjas, ehk siis mingid matkad, mingid tunnid ja siis teed need asjade peale testi, kus on kirjas 10 Eesti puud nimeta ja kirjuta Eesti hümni 3. salm, kõik sellised asjad. Need on siis erikatsemärgid, neid saab siis erinevate üritustega ja matkadega ja selliste asjadega. Organisatsioonis olen õppinud ka palju asju, milleks ei ole lihtsalt koolis näiteks võimalust. Näiteks tegelen ma tihti fotograafiaga, olen käinud 200 inimesele kokkamas suurlaagris Baltic Card. GD-dega oleme ka läbi metsa sõitnud. Uue märk on see siin, mis on langevarjuri erikatsemärk, mis on hästi haruldane. Ja neid siis saab läbi erikatsemärgi testida või ennast nagu tõestades. Mul on vedanud, mind on valitud salgapealikuks, mis näitavad, et noored minu ümber usaldavad mind. See kogemus ja õppimine, mis ma olen saanud juhtima üht meeskonda, aitab kindlasti tulevikus tööl ja igal pool probleemide lahendamisel. Kõige ägedam asi on kindlasti 24. veebruaril Kaitseväe paraadil marssimine. See on üks ägedamaid mälestusi, mis mul üleüldse noorsookotkastest on. Praegu ma tahan minna inseneriks õppima, aga kindlasti kotkad on palju aitanud, sest et me teeme hästi palju ehitamisülesandeid. Et ma ise plaanin Kaitseväkke minna pioneeripataljoni, et ma olengi hästi palju saanud kaevata ja ehitada kotkastes. Noor peaks liituma sellepärast, et ta leiab siit sõbrad kogu eluks, oskused kriisiolukorras toime tulla ning saab meeskonna töökogemuse ja teistega arvestamise oskuse ja see on tänapäeval juba üsna harv nähtus. Ning kõiki neid oskusi, julgust, esinemisoskust, meeskonnatöö kogemust saab kasutada ka oma tulevases karjääris ja igapäevaelus. Kaitse isamaad, metsa poole samm, parem vasak, puudu poole ramm. Päiksekotka lend lõpeb Kaitseliidu all, oliiviroheline, mitte tekstad. Noorte juhtide ja meie toetajaliikmete pinnalt ju kogu see tegevus saabki üldse juhtuda. Kui neid ei oleks, meie noortejuhte, siis tegelikult ei saa me kaasata Eestimaal ühtegi noort ja ei oleks sellist liikumist, nagu me täna näeme. See kõik tegevus tuginebki vabatahtlikel ja nad teevad ära nii suure töö, et seda on kuidagi raske sõnadesse panna. Rühmapealikud, kes oma muu elu, tegevuse, hobide, töö, pere kõrvalt võtavad aega, et ühe noorterühmaga tegutseda, siis see on imetlusväärne. See on vinge jõud, mis meie selja taga on. Noored on meie tulevik. Kaitseliidus me teeme väga toredat ja vajalikku ja huvitavat vabatahtlikku riigikaitselist osa või täidame seda rolli riigi jaoks. Ühel hetkel ma tajusin, et seal kusagil on veel noored, kes võib-olla ei ole nii väga pildis, kes toimetavad natuke isegi liiga omaette. Minu koht siin oleks öelda seda või kutsuda üles, et tegevväelased, kes on igapäevases tegevteenistuses, võiksid ka leida sobival juhul seda aega. Tulla ja panustada noorteorganisatsiooni, sest tihtipeale noortel on vaja seda tegevväelase või kaitseväelase sissevaadet, et seda riigikaitseõpetust või alusharidust või väärtuste kujunemist aidata kujundada läbi tegevuste, mis on Kaitseväele omased või Kaitseliidule omased. Et loomulikult noortele jõukohases võtmes ja viisil, et me ei pea neile tegema nagu tegeliku Kaitseväe kogemust, vaid pigem aidata suunata, et nad sinna jõuaks. Noorteorganisatsioonid selleks ju ellu kutsutud on, et noortele anda sissevaade riigikaitsesse, et nad kodanikuks kasvades näeksid ka, et ka see on üks väljund, mida teha, et panustada riigi sisse ise. Lõppkokkuvõttes aru on sellest, mis see riik on, et me ise oleme riik, et nemad kasvavad riigiks, mida meie neile üle anname. Kui me neid väärtusi noorteni ei vii, millest me ise hoolime, siis ei kujunda seda järelkasvu võtmaks suunda riigikaitsesse. Noored on tegelikult nutikamad ja targemad, kui me tihtipeale oskame arvata, et see on see, kus me peaksime neile rohkem tagasi andma. Moto, aktan on verba, teisel pool on tunnimees ja teeb minu punkti summal mõrva.
käib pauk, minu sees on välja mõeldud kuuli. Minu jaoks oli loogiline jätkata noortejuhina selles organisatsioonis. Tahtsin samamoodi anda tagasi ja pakkuda ka enda poolt siis noortele tüdrukutele võimalusi, mida mina ise sain enda noorliikme ajal. Mind motiveerib noorte siirus ja energia. Kui ma näen, et noorte silmad lähevad särama, kui nad midagi ära teevad, saavad aru, et nad päriselt suudavadki ennast ületada, see on selline hindamatu, mis panebki mind aina rohkem noortega tegelema. Kui sa selle kogu tegevuse keskel lõpuks oled, siis sa saad aru, kui väärtuslik see on. See kasvatab su juhtimisoskust, empaatiat, muudab sind kuulajaks, märkajaks, toetajaks. Kõik väljakutsed on olnud omamoodi meeldivad ja ootamatud. Näiteks see aasta, kui väiksed tüdrukud läksid esimest korda suuremate võistlusele ja nad tegid selle ära, nende silmades seda näha ja tunda seda, et nad on ise ka enda üle uhked. See on selline meeldejääv. Noortega tegeledes sa õpid ka, kui tähtis on usk ja eeskuju, kui sa tahadki panustada tulevikku. Minu arust noortejuhi roll on see kõige ehedam ja parem viis seda teha. Ma ütleks, et noortejuht on eeskuju, ta on õpetaja ja ta on sõber. Männi ja kuuse vahele bronnin endal tuba. Ma sooviksin, et ka iga noortejuht, kes siia panustab, võtaksite organisatsioonist kaasa ühtekuuluvustunde ja reaalsed oskused, kuidas kriisiolukorras hakkama saada. Minu ülesanne on kuulata, mida üks vabatahtlik noortejuht oma tööks vajab ning tagada talle kõik võimalused edukaks soorituseks. Kui ma kodutütareks astusin, siis minu ümber oli väga mitu vinget noortejuhti ning sealt tuligi minu see tahtmine siis panustada ka siia ja olla sama vinge noortejuht, nagu nemad olid minu jaoks. Noortejuhi kogemus on mulle andnud juurde väga palju juhtimisoskust ning oskust tegutseda erinevat tüüpi inimestega ning arendanud julgust ka väga palju. Noortejuhina saad anda panuse tublide Eesti noorte arengusse just väga kokkuhoidvas ja vinges seltskonnas. Seda on väga raske sõnadesse panna, see on tunne, mida peab ise kogema. Kuid vabaduse eest ma olen väljas. Miks astuda sellepärast, et mu lemmik väljendab, siis miks mitte? Kui sa tunned, et sul on veidikene vaba aega tahtmist, näidatagi, et noorus ei ole hukas, tahad natukenegi sinna aega anda ja kõik see, mida sa nendele õpetama pead, tuleb täiesti loomulikult iseenesest. Ja see, mis sa sealt vastu saad, see nii-öelda rahulolu tunne, seda ei ole võimalik mitte ühelgi juhul sõnadesse panna. Lause, et noorus on hukas, seda ei tule. See olukord, kus sa suudad 7-aastasele, kelle tähelepanu on ühes tunnis on 5 minutit, millest 3 kulub veel ära. Ehk siis, kui sa suudad talle midagi selgeks teha ja ta suudab sulle selle nii-öelda oma sõnadega edasi anda, mingi oskuse talle omandada ja see on see, mis kõige rohkem motiveerib. See kannatlikkus kandub edasi ka tegelikult igapäevaellu oma töös, kus me samamoodi koordineerime inimeste tegevusi. Üks hea noortejuht on see, kes leiab selle kompromissi selle enda aja ja selle tegevuse vahel. Ta naudib seda tegevust, naudib seda tulemit, iga kord ei pea midagi saama. Ma toon hea näite, kui Pärnumaal on mõni suurem üritus olnud, on see siis talvelaager või suvelaager ja siis see hetk, kui sa ütled nüüd noortele, et tehke nüüd nii kõva aplaus või nii kõva lärm, kui te oskate nendele juhtidele, kes siin on selle jaoks, et teil oleks tore, siis ka kõige suuremad kivisüdamed ma olen näinud, et sealt silmanurgast ikkagi tuleb see pisar, mis talle teeb head meelt. Kõik teevad seda hingega ja need asjad tulevad hästi välja. Töö tulemus on ühtsuse tugev. Kodutütarde organisatsiooni ei oleks üldse olemas, kui ei oleks vabatahtlike noortejuhtide võrgustikku, kes iga päev ja isegi aastasse panustavad oma pere ja töö kõrvalt noorte arendamisse. Minu soov on, et me jõuaksime üha enamate Eestimaa noorteni. Meil oleks väga tugev noortejuhtide meeskond ja kogu tugisüsteem oleks väga hästi korraldatud, et noortejuhid saavad sujuvalt ja mugavalt tegutseda ja neid noori, kellega tegutseda, on meil väga-väga palju üle kogu Eestimaa. Kaitseliidu noorteorganisatsiooniga saab liituda, võttes ühendust oma maakonna noorteinstruktoriga. Et kodulehel on kõik kontaktid olemas, tuleb ise oma tahet üles näidata. Juhtide ja noorte osas tegelikult see liitumine on suhteliselt sarnane. Samamoodi tuleb võtta ühendust piirkonna noorteinstruktoriga ja tema siis suunab juba, kuidas edasi. Inimesi mahub, read täis ei ole ja uusi tegijaid me ootame alati endaga liituma. Ei pea alati tulema noortejuhiks, meil on ka toetajaliikmed oodatud, kes siis käivad võib-olla korra või aastas meid toetamas. Selle rolli selguse siis saame vesteldes nagu selgeks.
See on ainult aja küsimus, millal me oleme oma inimestega vallutanud kogu Eesti, kogu Kaitseväe, kogu Kaitseliidu ja miks mitte ka kõik ministeeriumid ja muud juhtivad asutused. Me oleme ise väga optimistlikud, me teeme iga päev selleks tööd, et noored läheksid ja astuksid ellu ja oleksid tugevad tegijad, nii et ma arvan, et positiivne on see tulevik meie jaoks igal juhul. Parem vasak metsa poole